Antud ekraani videos vaatame, kuidas lisada Joomla veebilehe artiklile pilti. Näiteks on meil leheküljel üks artikkel kategoorias õppesuund ja tahame lisada siia kujunduslikku pilti selle esimese lõigu paremasse serva. Ja teeme seda antud näites administreerimise keskkonnas. Selleks peame avama administreerimise keskkonna, avame brauseris uue kaardi, seal avame taas selle meie kodulehekülje aadressi, aga sellele aadressile lisame ingliskeelse sõna administrator, administraator kõik üksikud tähed ja logime siin sisse oma kasutaja nime ja parooliga. Avaneb administreerimiskeskkond ja artiklite toimetamiseks avame ikooni artiklid. Avanevad artiklite nimekiri ja siin me peame valima õige kategooria. Selleks on siin kategooria valiku menüü. Kui me ei mäleta kategooriat, läheme korra tagasi veebilehe kaardile ja kontrollime, see kategooria on õppetöö ja seal on omakorda alamkategooria õppesuund. Administreerimise lehel siis läheme valime sellise kategooria õppesuund. Otsime selle siin ülesse, õppetöö all on tõesti kategooria õppesuund. Valime selle. Siin on üks artikkel, valime selle artikli, klõpsame selle artikli pealkirjal, avaneb artikli haldamise aken ja selles aknas on ka artikli sisu ja siin on võimalik lisada ka artiklile pilti. Lisada tahame küll siia paremasse serva, aga kursori peame asetama siiski selle lõigu algusesse. Ja nüüd on vaja üles otsida pildi lisamise ikoon. See ikoon on leitav sellise pildi sümbolina ja seal tuleb ka selline abispikker, insert edit image, valime selle ikooni ja nupu. Avaneb pildi toimetamise aken. Pilt on vaja kõigepealt üles laadida serverisse, aga selleks me peame valima õige kausta. Kaustad on sama struktuuriga nagu on kategooriad. Ehk tagasi minnes meie veebilehel on see antud artikkel kategoorias õppetöö ja seal omakorda alamkategoorias õppesuund. Nii samamoodi on ka kaustade struktuur. Peame valima kõigepealt kausta õppetöö siin vasakul kaustade loetelus ja siis omakorda alamkausta õppesuund. Saame kontrollida ka siin navigeerimise riba peal, et tõesti on lahti kaust õppesuund ja siin on üks aken, mis näitab selle kausta sisu. Siin on öeldud, ühtegi faili ei ole. Ja see fail tuleb nüüd siia tõsta, see pilt tuleb siia üles laadida. Selleks on siin paremal servas üks nupp, upload, üleslaadimise nupp. Valime selle. Avaneb aken üleslaadimiseks, all braus nupuga leiame selle faili, meil on fail juba siin desktopil valmis, valime selle faili topeltklikk ja üleslaadimiseks nupp upload, fail laetakse ülesse ja siin on nüüd kenasti see fail näha. Meie koduleheküljel kujundamise pildid me kasutame kõik suurusega 250 pikselit laius. Me
valime selle faili ja saame kontrollida, et meil tõesti see laius on 250 pikselit, kui mitte, peaksime ise selle suuruse valima siit valikust Dimensions. Tekstis kirjutame selle pildile pealkirja, antud juhul näiteks ajaleht, ja määrame valikuga alignment ka selle pildi asukoha teksti suhtes. Ehk antud juhul meie tahtsime, et see pilt asub paremas servas, valime valiku right. Ja näeme ka nüüd eelvaates, et see pilt tõesti tekstist asub paremas servas. Määrata oleks veel vaja vahekaugus teksti ja pildi vahel, selleks kirjutame siia valikusse margin 10 pikselit. Esialgu sellest piisab ja nüüd pildi sisestamiseks ongi vaja vajutada seal all olevat nuppu insert ehk sisesta nüüd see pilt. Sisestame ja pilt tõesti tekkis siia selle artikli sisse just sellesse kohta, nagu meie tahtsime. Jääb vaid üle nüüd see artikkel koos selle pildiga salvestada. Selleks tuleb liikuda nüüd selle haldamise akna ülemisse serva ja vajutada salvestamise nupp, salvesta ja sulge. Nüüd on see pilt salvestatud, on ka kinnitav tekst, artikkel on salvestatud. Läheme ja vaatame nüüd veebilehe aknas kaardi peal, kuidas see pilt välja näeb koos tekstiga. Praegu seda veel näha ei ole, me peame uuendama selle vaadet kas siis näiteks nupuga F5 või parem hiireklikk ja valik refresh või reload. Ja näemegi kenasti, et pilt on artikli sees. Head kujundamist!